Tervist! Täna teeme siis video iPad Airist 2024 aasta mudelist M2 protsessoriga, just äsja ilmavalgust näinud ja internet loomulikult palju kära täis, uued seadmed, Air ja Pro, aga et Pro on ikka põhiline, Pro on kõige ägedam. Noh, mina ütlen teile kohe, päris nii see ei ole, et võtke täitsa rahulikult. Ma ei hakka siin spetsifikatsiooni minema ja tegelikult räägin teile täna rohkem seda märkme tegemise seisukohast, selle iPadi kasutamisest. Aga lihtsalt öeldes on nii, et see iPad Airi ekraan on tegelikult väga hea, kui te vaatate mingisuguseid videosid seal selles internetis, YouTube'is, siis umbes, et oi, Pro on ikka superekraan ja see on mingi luts, et oi, mina näen nii suurt vahet. Jah, vahe on loomulikult, kui sa vaatad kõrvuti, aga see on väga hea ekraan. Et ärge mõelge üle, kõik okei. Et tegin ka kaardiabamise video, ma arvan, ma ei hakkagi seda siia teile panema, aga seal ma ütlesin seda, et ma panin tegelikult ostukorvi selle Pro 13-tollise, kindlasti tahtsin 13-tollist. Panin ostukorvi, mõtlesin, võtsin ostukorvist välja, asendasin iPad Airiga ja tegin õige otsuse. Tegelikult tegin õige otsuse. Et jah, sest et Pro koos lisatarvikutega hind läheb üle 2 tonni kaugelt ja tahvelarvuti jaoks on see ikka väga rasvane hind. Mitte, et Air odav oleks. Ei ole. Air ei ole odav. Saab tavalise ekraaniga hakkama, siis ei ole probleemi, et selle iPad eesmärk ei ole mingisugust siin värvikammaga võidelda. Et seetõttu väga okk on ka Air osta, ei pea muretsema. Ja räägingi natukene siis sellest, et mis tunne on selle peale näiteks kirjutada. Ma tellisin eraldi screen protectori nii-öelda siis, mis on kirjutamiseks mõeldud, see ei ole veel kohale jõudnud. Kui jõuab, võib-olla räägin sellest ka, aga hetkel ta on nii-öelda nii, nagu ta poest tuleb, et ei ole midagi peal. Ja kuidas siis see pliiats on? Pliiats ütlen kohe ära. Pliiats on uus, Pencil Pro, tavaliste vanade, ühegi vana iPadiga ei tööta, ainult selle aasta mudelitega siis, mis meil siin väljas on, et vanadega ei kõlba kasutada. Väga äge, väga hea. Aga kas ta on parem kui näiteks siin see seade, mida ma olen kasutanud viimased 4 aastat märkmete tegemiseks, mis on siis e-ink. Ta on siin praegu selle kaante sees, ma ei hakka ta siit välja võtma. Et kuidas on selle kasutamine versus siis iPad. No, võib-olla natukene vaatame. Aga esmalt lülitame siis ennast siia selle iPadi peale. Näitan teda seda kiirelt seda, et kes pole näinud või on vaadanud ainult inglise keeles videod, vaatame siis eesti keeles ka. Nii, ehk siis Touch ID-ga, mitte Face ID-ga, et see on võib-olla selle kõige suurem nagu puudus, ütleme nii. Et nii, võtame äkki uue lehe, eks ole. Ja nii, heledus vist enam vähem, et kannatab vaadata peale küll. Ja kirjutab väga hästi, noh, praegu on tunne selline klaasine, aga ei ole mingit probleemi. Kuna mina olen harjunud aastaid kirjutama digitaalsele märkmikule peale nii-öelda, kuigi see teine on rohkem pabertundega, kohe ma sellest räägin, siis tegelikult nii, hello, et see, et siin saab nüüd selle pliiatsiga võtta õhust kujundeid, muuta pliiatsit, anda talle mingisugust tooni, highlightida näiteks. Ütleme nii, et väga hea. Pliiatsi funktsioon on nagu tegelikult kvaliteetne, ütleme selle kohe ära ja no vahetame siin värvi, paneme punaseks ja ma ei tea, kas te näete, siin tekib, ei teki, ma teen natuke suuremaks selle, vaatame, teeme selle otsiku suuremaks
näete, siin tekib selline vari õhus juba, et kuhu ma seda keeran, see on täiesti uus funktsioon. Ehk siis kui ma tõmban laia triibu, ma keeran pliiatsit, läheb kitsaks, tõmban uuesti laiaks, läheb jälle kitsaks. Ehk kui ma kirjutan siia nüüd tere uuesti, siis ta on rohkem nüüd näha seda laiust ja seda nii-öelda rohkem sulepea disaini. Muidugi sulepea disaini saab välja lülitada, eks ole, võtame siis mingi muu pliiatsi, mis ei ole sulepea. Võtame näiteks siin selle markeri. See on veel mingi sihuke vahepealne, eks ole. Neid on siin põhimõtteliselt, me saame siit. See on kindlasti tavaline. Et selles mõttes kirjutamiskogemus, ütleme nii, et see pliiats on kvaliteetne. Pliiats on väga hea, et kirjutada siia sellele iPadile erinevaid asju peale. Teha märkmeid. Nii, võtame selle, see on kõige niisugune pastaka, see on pastakas põhimõtteliselt, niisugune klassikaline. Ja võib-olla teeme ta siis näiteks rohelisega. Et kirjutamiskogemus ei ole üldse halb, isegi ilma selle paberi tunnetust lisava ekraanikattega. Et ei ole halb. Libe muidugi on, ütleme nii, aga mitte väga libe. Et suhteliselt mõnus. Aga kui ma nüüd panen siia kõrvale selle e-ingi, nii tõstame selle siit natukene siia poole. Nii, ja lisame siia e-ink seadme, päris märkme tegemise seadme siis. Nii, siis esiteks te näete, et ta on muidugi tumedam, sellepärast, et sellel ei ole tausta, õigemini pealtvalgustust, e-inkidel on pealtvalgustust, sellel mudelil seda ei ole, sest sellel nii suurele ekraanile, mis on 13,3 tolli, ei olnud üldse olemas. Pealtvalgustust nüüd juba on. Aga see ei sega, see on põhimõtteliselt toimib nagu tavaline paber. Ja kirjutamine jällegi tere, hello, et see tunnetus, siin on ka lisaks mul veel ostetud tegelikult ekraani kate peale, et see on üsna paberi sarnane siin, rohkem kui on iPadis. Aga mis on ka loogiline, et see ongi selleks rohkem mõeldud ja tõesti, ma lihtsalt naudin siin peal kirjutamist. Et hästi-hästi mõnus. Et ma olen siia aastaid teinud märkmeid, siin on sadu ja sadu märkmeid lehekülgede viisi. Et, aga ta on mustvalge, ta teeb ka värve, aga me värve siin ei näe, värve saab pärast vaadata, kui highlight'id midagi ära, siis see on pärast näiteks muus arvutis näha, mis on värvisel ekraanil. Aga siin ta on mustvalge. Väga ok, aga natuke võib-olla räägin erinevustest või ka sarnastusest, ma ei teagi, kuidas öelda. Et esimese asjana ma tooks selle pliiatsite erinevused muidugi. Et pliiatsid väga erinevad, igaks juhuks ütlen, et see siin ei ole originaalpliiats. See nüüd tegelikult on meil siis, see on põhimõtteliselt Lamy sulepea täpselt analoog nii-öelda, ütleme nii. Originaalpliiats on siin, sellel seadmel. Näeb välja selline suht tavalise pastaka moodi, kus mul see tavaline pastakas on. Eks ole, tavaline pastakas, väga sarnane. Mis on selle hea funktsioon? Nii hea funktsioon on see, et kui ma sellega kirjutan tere, siis siinpool otsas, tagumises otsas on kustutuskumm. Kui ma keeran selle hopsti ringi ja ma tahtsin teha rohkem jooni või teise kohta, tahtsin selle üldse ära kustutada, saan seda väga lihtsalt teha. Siin Apple'is ei ole sellist funktsiooni. Ja tegelikult ei ole ka siin, millega ma põhiliselt kirjutan, aga siin on nupp sellel, kui ma selle nupu alla vajutan, näete, siin on nupp, siis see töötab kustutuskummina. Ja loomulikult ei ole siis see pliiats siia peale kirjutav ja vastupidi, ei kirjuta Apple'i pliiats loomulikult siin peal mitte midagi. Et
nii see on. Aga miks ma kasutan sellist? Sellepärast, et tegelikult mina olen sulepea inimene. Võtame siit välja päris sulepea. Ja vaatame siis. Näete, võtan selle ka siit välja. Põhimõtteliselt on see üks ja sama asi. See on päris sulepea nüüd. Ja see ei ole. Näete, see on päris sulepea. Nii, aga ma ei võtnud ühtegi paberit siia käepärast, et siis päris sulepeaga võrdlust teha. Võtame paberiga käepärast. Nii, paber leitud, eks ole. Et nüüd meil on tegelikult võimalik teha siis päris võrdlust, nii-öelda pastakas, sulepea, ma leian kariku pliiatsi, aga noh, ma arvan, kõik tead, mis see on, ja siis digitaalsed pliiatsid erinevad. Vaatame, kuidas siis tunned on neid kasutada. Nii, vaatame, lülitame kaamera siia. Tavaline paber siis, eks ole, pastakas. Nii. Tere, noh nagu ikka, tere, hello, noh pastakas on, ütleme selles mõttes on ta, ütleme nii, et pastakas on natuke mage, ma pastakaga eriti ei kirjuta midagi, kui ma kirjutan paberi peale, siis ma kirjutan tegelikult sulepeaga. Ja nüüd see tunne on hoopis teine. Kuulete ka häält ilmselt, seda krõbinat. Ja siin on mul praegu see sinine tint, on ka muid värve, mul on erinevaid siin, saan ära vahetada, kui tahan. Et see tere, väga mõnus. Tindiga kirjutamine on väga mõnus, mulle väga meeldib. Sulepea on väga lahe asi. Nii, kui me paneme sulepea ja selle nüüd kõrvale ja võtame siit nüüd selle digitaalse variandi. Ehk siis näiteks me võtame siit selle sama sulepea põhimõtteliselt siis digitaalse variandi võtame siia. Siis jah, siin on palju libedam muidugi. See on väga palju libedam, aga see ei ole üldse halb kogemus. Ja muidugi see, et ma saan ära kustutada, kui ma tahan midagi, see on nagu väga hea, et joonistan midagi ja vaatan, ei tulnud välja, jama värk, kustutan ära ja muidugi, kas mul on siin taustal praegu ruuduline, üldse pole midagi või võtan jooned, mingid muud kujundid, seda kõike saab ju siin jah sättida. Et ma olen väga ära harjunud sellega, et saab teha parandusi, korrektuure, täiendusi, mitte nii nagu paberi peal, et jah, ma kirjutan midagi ja nüüd ma teen siia selle kasti, nii, vajutasin siin kogemata kuhugi mujale ja nüüd ma ei saa midagi sellega teha, ma pean selle põhimõtteliselt tõmban maha ja hakkan uuesti tegema, eks ole. Et midagi muud ma teha ei saa või viskan paberi minema. Seetõttu selline digitaalne variant on väga-väga hea. Nii. Et jah, ei sobi, kustutan ära, teen hoopis ringi selle asemel, sest ring tundus optimaalsem. Väga lihtne. Ei tulnud ilus, võin võtta siit ka veel nii-öelda valmis kujul selle. Et jah, et selles suhtes naudin täiega digitaalse kirjutamist, aga nüüd, kui me paneme need siit kõik kõrvale, selle ja selle ka ja keerame seda paberi ka kõrvale ja vaatame otsa siin siis sellele nii-öelda veelgi tänapäevasem, ma ei tea, kas veelgi tänapäevasem pole just õige väljend, mul on siia poole seda touch idee on meil siin, et väga erinevad asjad tegelikult, et see e-ink ei ole tegelikult üldse see LCD siin, see on nagu selge.
nii, ehk siis väga erinevad, nad on väga erinevad, et ütleme nii, et seda e-ink seadet ma tavainimesele tegelikult ei soovita. Välja arvatud juhul, kui te olete raamatulugeja. Seda e-inki saab väga odavalt osta seal põhimõtteliselt 100 euroga või isegi alla selle või noh, seal selle piires raamatute lugemiseks, siis märkmeid teha ei saa. See antud seade on väga kallis ja seepärast, et ta on väga suure ekraaniga ja saab peale kirjutada ja nii edasi. Aga sellise iPadi mõõdus seadme, õhukese samasuguse saab põhimõtteliselt poole odavamalt kui iPadi osta. Kus saab ka märkmeid siis teha, jah. Aga kuhu ma tahtsin jutuga jõuda, et see iPadi kirjutamiskogemus on erinev, samas ta on nii-öelda mõistlikum. See on mõistlikum investeering ka märkmete tegemiseks, sest et see kogemus ei ole üldse halb ja kui te ei tee päevast päeva lehekülge kaupa ei kirjuta, siis igat pidi ennast tegelikult õigustab. Ta on värvilisem, ta on rõõmsam saab ka muid asju teha, ta on universaalne seade. See kirjutamise funktsioon on lihtsalt lisa. Pliiats maksab, aga kui te pole pliiatsit, ei tee märkmeid, unustage ära, ärge ostke pliiatsit, kasutage nagu ikka telefoni suvest tahvlit. Et selles mõttes see pliiats on väga spetsiifiline asi, et niisama seda osta, ma arvan, et ei ole mõtet. Aga minu sõnum siin küll on selles, et kui te tahate märkmeid teha, nii, mul on uks lahti, keegi naabritest hakkas niitma muru, nagu teate, minul on robotid, aga servaga ikka niitma, aga mis iganes põriseb, ma pean nüüd akna kinni panema, ukse õigemini, muidu see ilmselt läheb peale jääb. Et kindlasti see, millist asja kasutada, kas kasutada e-seadet, e-inki, päris e-inki või kasutada hoopiski siis seda sulepead. Sulepead, ma arvan, teist keegi ei kasuta. Ma võin väga kanget mürki võtta, et teil kellelgi pole sulepead. Väga hea asi. Ega sulepea käib ka ilusti pakendis. Sulepead hoitakse ilusasti. Kui parasjagu rinnataskus ei ole, eks ole. Niimoodi. Sulepea pakendatakse niimoodi ära, eks ole, kui kasuta. Pastakas, klassika, aga kõige kehvem variant nendest kirjutamiseks. Muidugi mugav. Aga see selleks. Hetkel e-ink seadmed siis, et jaa, mõelge variantide peale, et see ei ole ainuke variant, aga väga hea variant tegelikult. Ma arvan, et ma hakkan seda rohkem kasutama kirjutamiseks just seetõttu, et ta on universaalsem seade. Kui ma võtan selle kaasa ja ma tean, et mul on vaja näiteks ka midagi arvutiga teha, mingisugust, ma ei tea. Ma saan siit meile muidugi lugeda muid asju teha, aga ta on palju aeglasem, ta ei ole selleks mõeldud. Saan ka internetti vaadata mustvalgelt nii-öelda, aga ta ei ole see kogemus. Et märkmed ja raamatud on põhivärk siin ikkagi. Siis see iPad või mõni muu seade, mis on nii-öelda tahvelarvuti, siis selles on need paremad. Aga kirjutamiskogemus on sellel jah. Väga okk. Julgelt lennake peale, kes seda vajab. Nii on. Okei, ma lähen, panen aknad, uksed kinni, et see põrin sisse ei tuleks ja tegelikult tõmban ka videole otsa kokku. Kõik head teile ja järgmise korrani.